87 vist oli laulupidu, ma arvan, et siis oli koolinoorte laulupidu, siis Killu käis ka seal laulu peal ja siis ma juba seal nägin, et väga paljudel olid särgid fosforiit, tänan niisugused protestisärgid kollase mustaga ja hakkasid vaikselt juba tulema niisugused tuuled. Alguses ei saanud nii väga arugi ja millal see öölaulupidu siis oli. Igal juhul mina olin üksinda kodus jälle, järgmine päev oli vaja tööle minna ja uni peale ei tulnud ja ma läksin siis külmutuskapist vist külma vett võtma. Ja järsku vaatan, see oli tüürgalt täis see plats, bussipeatuse plats inimesi. Lusatasin ja siis tuli meelde, et öölaulupeod. Mis arvad, mis su vanaema tegi? Läks magamistuppa riidesse ja järgmise bussiga läksin ka. Üldse ilma igasuguse mõtlemiseta, kuidas ma tagasi saan. See oli võrratu ja võimas. Tuulist vaba olid kõik, laulsid ja rahvas laulis veel kõige rohkem ja käest kinni ja minu käed väsisid nii ruttu ära, et mul ikka oli valus kohe, aga ei saanud, ikka pidid. Et siis see täitsa võõrastel käest kinni ja väga, siis ikka süda põksus kogu aeg. Ja tüdrukutega olime me siis sellel suurel, sealt, kus see suur hüüdlause tuli, et me võidame ükskord nii kui nii. Sellel olin ma siis tüdrukutega ja see oli ka tore. Ja sinimustvalged lipud, mina olin ainult kuulnud ja see on see kodanlik ja kodanlik lipp, aga see oli kohe läks südamesse. Ma mäletan ka, mootorrattur sõitis seal üleval mäe peal järjepidevalt, niimoodi väikeste interrallidega. Lipp oli taga püsti ja teda me siis ka jälgisime ja see oli uhke tunne, me mõtlesime, et see on niimoodi mõeldud, aga tema lihtsalt avaldas niimoodi meelt. Et see oli võimas elamus. Siis tuli Balti kett ja meie läksime autoga, Andres teadis kuhu viia ja seal lähedal oli sõjaväebaas. Ja minul jäid väga hinge need sõdurid teisel pool aeda. Ja seal oli just üks, meie nimetame kilideks sellel ajal, natuke see Kesk-Aasia. Milline äng, irm ja imestus oli siis, et muud käed seal ümber võrka jäänud niimoodi natuke ja vaatamas siis seda üritust, neid oli seal mitmeid, aga see noormees jäi mulle. Siis mul oli kahju, ma olen siuksega, et mul oli neist kahju. Eks nad tundsid hirmu ja paanikat ja bardakk oli seal nagunii, aga siis see välispidine hirm ka ja mis sa hulludega teed, eks ole, kui nad seal laulavad. Ja Andres oli siis mul selline, tema võttis sellest revolutsioonist niimoodi osa, et tema magas transistorraadio kõhu peal. Et olla asjadega kursis ja muidugi siis, kuna see oli 20. august, siis oli ju, kui see väljagi kuulutati, siis ta ikka ootas, et venitataks veel 21. aga väga napilt jäi puudu. Teised tahtsid jälle just vastupidu, et saaks just sellel päeval vastu võetud. Ja siis järgmine päev oli meil siin sünnipäev, Anu ja Villu Raasikud oma lastega tulid siis olime kõik selle sündmustega erises ja siis jälle tuli raadiost, kes meid jällegi tunnustas. Island oli ja siis oli seal teisi juba ka ja kas te kuulsite, jälle tunnustati ja siis niimoodi elasime me kõik täie rinnaga kaasa.